Tere kõigile, tere tulemast tagasi Pros of TK kanalile. Mina olen Leslie ja täna viin teid taas ühele seiklusele. Täna oleme Lõuna-Prantsusmaal ja uurime ühte mahajäetud kohta, millel on nii õudne lugu, et see pani isegi mind värisema. Ma olen palju asju näinud. Olen uurinud väga palju hooneid, aga see siin on üks kõige hullumeelsemaid. Praegu seisame tagahoovis ja proovime sissepääsu leida. Nagu näha, on kõik täiesti võssa kasvanud viimaste aastate jooksul, mil see koht on olnud hüljatud. Okei, mu sõber avab siin ust, las ma aitan teda. Okei, nüüd me seisame. Siseneme mingisse küüni, mis tundub olevat täiesti täis. Vau! Mis siin kohas toimub? Vaata neid traktoreid, mis on siia maha jäetud. Ma räägin sellest veidi hiljem videos lähemalt. Aga jumal küll. See tundub nagu mingi loss. Maja on suurepärane. Kas see maja selle kõrval on see? Okei. Kuhu me küll sattusime? Lähme läbi tagahoovi. Ja see ongi see koht, mille pärast me tulime. Anna-Liise ja Michelle'i maha jäetud maja. Vau. Aken paistab siin lihtsalt lahti olevat. Lähme siis sisse ja vaatame, mis on maha jäänud. Kuskil lõputute Viinamarja istanduste ja Lõuna-Prantsusmaa maapiirkonna vahel asub maaliline kinnisvara, mis on olnud maha jäetud veerand sajandit. Perekond Moulet hakkas siin elama juba enne, kui Napoleon Prantsusmaa kuningriiki valitses. Aastate jooksul rajasid nad eduka viinamarja kasvatuse ja veini tootmise äri. See on kauni loo algus proua Anna-Liise ja härra Michelle'i vahel ning nende tütre Karoliini sünnini välja. Karoline ei olnud tavaline laps. Alguses tundus ta väga tavaline, kuid kui ta jõudis puberteedieani, hakkas toimuma muutus. Äkitselt hakkas ta end hooletusse jätma. Ta lõpetas enda eest hoolitsemise. Ta ei pesnud enam hambaid, tal tekkis alkoholisõltuvus ja tema elu läks täielikult allamäge. Kuuldavasti karjus ta ka aknast möödujate peale ja viskas nende pihta isegi raamatuid. Tema vanemad proovisid kõike, et oma tütart aidata, kuid neil ei õnnestunud oma eesmärki saavutada. Ühel ööl, kui ta oli 24-aastane, suri ta unes alkoholimürgistusse. Pärast neid hirmuäratavaid sündmusi pakkisid vanemad oma asjad ja ei läinud enam kunagi sellesse koju tagasi. Uurime selle koha sisu, otsides vastust sellele kummalisele loole.
Tere tulemast tagasi järjekordsele Bros of Decay seiklusele. Mina olen Leslie ja täna filmin ma üht kõige hullumeelsemat mahajäetud kohta, mida ma kunagi filminud olen. Mitte selle maja pärast, vaid selle loo pärast, mida te just kuulsite. Me näeme kõike, mis selles kohas juhtus. Ma olen tõesti põnevil, et seda uurida. See asub Lõuna-Prantsusmaal ja see koht on olnud maha jäetud 35 aastat. Anneliise ja Michelle, Karoliini vanemad, Caroline, ma peaksin seda tegelikult prantsuse keeles hääldama, Caroline, jätsid selle koha ootamatult maha, pakkisid oma kotid ja ei tulnud kunagi tagasi. Lase mul sulle seda kohta näidata. Las ma räägin sulle, mis siin juhtus. Ja paljastame nende loo. Kui me hakkame läbi tagaaia kõndima, on esimene asi, mida näeme, auto, mille nad maha jätsid. See on 2 hobujõuline Citroeni auto ja ma arvan, et see on ehitatud 1960-ndatel või 70-ndatel. Nüüd on see täielikult hokaste ja viinapuudega üle kasvanud. Vaata siia sisse. See auto laguneb juba 35 aastat, mil Karoliini ja Michelle selle maha jättis. Milline hullaid. Ja see uks seal viib meid nende kinnistule. Proovime siit läbi minna. Sa näed juba palju assi maas. Ma ei ole kindel, mis äri neil inimestel oli, aga ma usun, et see oli seotud põllumajandustehnikaga. Ma avan ukse oma operaatorile Martinile. Kas sul on kõik korras? Sest see on päris raske. Kõigi nende viinapuude ja okastega. Me ei taha, et need sulle silma läheksid või midagi sellist juhtuks. Vau, me sattusimegi lihtsalt lauta. Ja tõesti tundub, et neil inimestel oli midagi pistmist põllumajandustehnika valmistamise ja müümisega. Ma näitan sulle. Ja jälgi mind. Ja me näeme kõiki tööriistu, mis siin ikka veel on. Kõik on maha jäetud. Võib-olla seal saad neile näidata. Siin töötas Michelle seadmetega, mille ta ise valmistas. Ja ma usun, et need inimesed, kes siin elasid, olid samuti väga rikkad inimesed. Sest siin ümbruses on nii palju esemeid, mis seda näitavad. Vaata neid traktoreid, mis siia maha on jäetud. Need peavad olema vähemalt üle 100 aasta vanad. Ei, mitte 100, rohkem kui 100 aastat vanad. Terrassest reivid. Me pole selliseid traktoreid väga pikka aega näinud. Meil on siin taga ka uuem traktor. Siil on kirjas Nuffield. Nuffield. See on prantsuse traktor. Ja seal on veel üks. Ja kui sa sellele kinnistule astud, siis esimene asi, mida sa näed, see ei ole tegelikult maja, kus nad elasid, vaid see on mingi linnus või loss, mis on järele jäänud. Ma nimetaksin seda tegelikult lossiks. Seda uurime video lõpus, aga see on täielikult kokku varisenud, nii et peame seal olema väga-väga ettevaatlikud. Ja siis me astume nende kinnistule. Vaata seda masinat. Vau. Ma pole oma elus midagi sellist teinud. Ma arvan, et see oleks heinapallide tegemiseks. Seda veaksid hobused. Ta võib tegeleda ajaloolise põllumajandustehnika taastamisega. See tundub olevat väga hea äri. Vau, milline meistriteos. Mul pole absoluutselt aimugi, kuidas see masin töötaks. Ja siis on siin ees ka ader. Väga suur. Seda veavad hobused. Vau, vaatame nende kinnistul ringi.
kindlasti on näha, et rohi kasvab. Puud võtavad võimust ja see koht laguneb. Tegelikult on siin kõndides väga mõnus tunne, hoolimata sellest, mis siin juhtus. See uks seal viib meid hiljem videos selle lossi tippu. Aga siin näeme nende suurt maja, mina nimetaksin seda mõisaks. See on nagu mõis oleks prantsuse keeles villa. Ja see on kindlasti villa. Samuti võib kindlasti öelda, et me oleme Lõuna-Prantsusmaal nende palmipuude järgi, mis siin kasvavad. Milline koht? Viimane asi, enne kui me sisse läheme. Roosid kasvavad siin, sest praegu on kevad. Ilusad roosid nende värisukse ees. Las ma koputan ja vaatan, kas keegi on kodus. Nii, et me sisenesime majja akna kaudu siitpoolt. Ja see on esimene tuba, kuhu me sattusime. Nende söögituba. Ja see on juba väga lilleline, päikeseline, rõõmus tuba. Nagu näete, ei, muidugi, Anneliise, Michelle oli mees. Lilledega kõikjal. Ma alati eeldan, et kodu sisekujunduse teeb naine, sest tal on parim maitse. Aga see ei ole alati tõsi. Siin laual on Rembrandti pildid seljaajust. Nagu näha. Fähän. Wow. Need võisid kuuluda Karolinile. Siia lauale on nii palju neid maha jäetud. Lase, ma näitan sulle. Siin on veel üks. Need võidi teha, kui ta aastate jooksul haigeks jäi. Hölmjone. See on taldrik. 60 aastat teemantpulma. Siin on kirjas, et see on Anneliise ja Michelle'i teemantpulm. Nende abielu aastapäev. Vau, meil samuti. Nad olid 60 aastat abiellus andnud. Kas see on tõsi? Vau, see võib tegelikult tõsi olla. Ja siis on meil siin toanurgas suur kamin, mille kohal on suitsukubu ja millel toitu valmistati. Ja viimased 1035 aasta tagusest ajast on seal siiani alles. Ja see siin kõrval näeb välja nagu mingi kõlar, aga ma ei ole kindel. Hämmastavad leiud. Siin laual on meil ka veel üks ajaleht alles. Ja mis aastast see on? 1932. Peaaegu 90 aastat vana. See kujutab kaabliraudteed ja vaguneid, millega inimesi viiakse üles Prantsusmaa Alpide mägedesse. Tõenäoliselt suusatama. Laual on isegi poolik veinipudel. Wow. Ka hari on siia maha jäetud. Ja see uks siin viib meid nende lagunenud kööki. Jumal küll. Kas see pole mitte täiesti pöörane rahvas? Selle koha lagunemine. Aaken, mida nad avasid. Vau. See mikrolaine ahi seal taga. Mõned toidupotid. Nii näebki sinu elu välja. Ja sinu maja näeb välja nii, kui oled planeedi Maa maha jätnud. Pliit ja korralik õhupuhasti. Kõik potid ja pannid ripuvad endiselt korralikult seal. See on hull vaatepilt. Ja siia poole jäävad kõik sisse ehitatud kapid, kus toit, joogid ja alkoholid on endiselt sees. Bernard.
see on hea jook. Ma olen seda varem joonud. Juukselõikusmasin. Wow. See on üks neist. See on põllumajandusmasin. Siil on kirjas Renault. See on aastast 1919. Nii et härra Michel võis olla nende masinate taastamisega seotud. Okei, sellepärast me neid ilmselt nägimegi. Nii palju meist tagahoovis. Ja siis siia kõrvale on meil kraanikauss. Veelgi rohkem toitu on kõikides nendes kappides. Nii, et ärme raiska siin köögis rohkem aega. Näitan teile ülejäänud maja. Olgu, siin on uks, kust me just sisse tulime. Me ei tulnud siit sisse, aga me koputasime sellele ja seda ei saa enam avada, sest uksele on kukkunud teine uks peale. Vau, ämblikuvõrgud katavad selle täielikult. Ja see viib inimesed maja koridori, mis on samuti üleni kaetud selle imelise tapeediga, mis nüüd pärast kõiki neid aastaid seintelt lahti koorub. Ja see viib meid teise tuppa. Ma astusin just siia auku. See oli natuke hirmus rahvas. See viib meid tegelikult magamistuppa, jumal küll. Vaadake seda. Me just astusime selle koha magamistuppa. Armas öökäpp. Seal on Maarja kuju, kes hoiab risti. Mis meil siin on? Armas raamat, mida ma isegi lõpuni ei lugenud. See on ikka veel ühel viimastest lehekülgedest. Der Glase. Imeline kell ka, nad tõesti armastasid lillekujundust. See koht. Prantsuse põllumaa losside kujutised kogu selle tapeedi peal. Ja Woody on pärast kõiki neid hiljatusaastaid endiselt üles tehtud. See on see, mida ma tõeliselt armastan. Kellaplaat, mille peal on elevant. Cointreau, see on tegelikult väga tüüpiline prantsuse liköör. Ja siin kõrval on ka Calvados. Avame ühe neist väga suurtest sisseehitatud kappidest. Ma peaaegu ajasin selle ümber, kas ma panen selle kõrvale. See on tegelikult üsna raske. Ma ei tea, mis see on, aga ma arvan, et need on dekoratiivsed detailid kella jaoks. Olgu, nüüd saame selle avada. Ja selle sees on lihtsalt hoiuruum selles kapis. Toa keskel on meil see kamiin, mida nad õhtuti süütasid, et seda imelist tuba soojendada. Ja kamiina kohal on see pulmapilt, mis on tegelikult tehtud selle kinnistu alal. Ja need kaks inimest, kas need on Caroline, kas need on Michel ja Anneliise? Ma ei ole kindel, sest see tundub väga vana pilt. Aga siin on näha lossi selle taga. Ei, see on aastast 1892. Need võivad olla Anneliise ja Micheli vanavanemad. Siia on tehtud lilledega väljapanek. Ma ei hakka seda avama, sest ma peaksin nii palju asju liigutama, et seda avada. Siin all on meil alkoholi. Vaata seda. Meil on šampuse pudel. Calvin, ei, see on tegelikult vein. Vau. Me oleme muidugi Prantsusmaal ja vein on siin väga tavaline.
see on trofee Schupilerilt ja see on tegelikult õlu minu kodumaalt. Belgial on muidugi üks parimaid õllesid maailmas. Nii et pole haruldane midagi sellist näha. Ja nüüd on meil siin keskel laud. Kui ilus postkaart. Vau, siin on postkaart, mille nad tegid sellest kohast, sellest lossist, mis asub sellel kinnistel. Ja nagu näha, seisab auto, mis oli tagahoovis täiesti rohtu kasvanud siin lossi ees. Issand jumal. See on väga-väga imeline pilt. Postkaart, jah, postkaart. See näeb välja nagu mingi klaasist lennuk, mille nad tegid. Ka käsitsi kirjutatud kviitung jäi maha. Lihtsalt vaatan asjad läbi ja näitan sulle. Ja all on plaadimängija. Vau. Ja siin taga on veel üks. Milline tuba? Ma näen veel midagi. Veel üks neist taastatud põllutöömasinatest. Selle kujutis on siin. Vau. Näe ilus. Ja isegi seinakell, millel pole enam sihverplaati. Jäeti siia seinale rippuma. Ja siis astume sisse sellesse tuppa, mida ma just silmanurgast märkasin. Ja ma arvan, et siin Michelle ajas oma asju, koostas arveid ja tegeles kõige selle muu kraamiga. Vaata seda väga-väga imelist kabinetti, kuhu me just sisse astusime. See meenutab rohkem raamatukogu kui kabinetti. Kui sa esimest korda sellesse ruumi sisened, näed sa seda, ma arvan, mingisugust hambaarsti tooli, mille ta siia pani, et oma tööd teha. Mina. Ma eeldan, jah, see on väga-väga raske ja sellel on isegi selline kang, millega saab patsienti üles tõsta ja alla lasta. Ma arvan, et sa saad seda niimoodi üles pumbata. Vau. See laguneb täiesti koost. Ja siin on ka mingi laud. Mõned tema prillid, mis on siia jäänud. Ja siin on veel üks. Paneme need kokku. Kella sihverplaat selle üleval. Ajakiri. Renaissance. 1835. aastast Pariisist. Avame selle, vaatame, mis seal sees on. See on väga vana brošüür, mis on siia jäänud. Ja isegi kõik kirjad, mida ta kunagi oma klientidele kirjutas, on siiani siin alles. Sellel on kuupäev 1964. 1964 ja see on tegelikult postmark Lourdesist. Vau. Ma näen ka seda postkaarti siin all. Ma arvan, et see on Versailles loss. Palais de Versailles, täpselt nii. Louis XVI tüübä. Nii, et 14. Louis XIV. See on selle koha postkaart. Üks minu lemmikkohti, mida Prantsusmaal külastada. Siin on isegi mõned tema võtmed maha jäetud. Ja ka Prantsusmaa kaart. Ja vaata seda töötoa poolt. Kõik raamatud, mis siin üleval on hoiul. Väga põnev väljapanek. See on üks minu lemmikosi selles majas. Ja siia on jäetud veelgi rohkem neid kirju. Ja need kõik on käsitsi kirjutatud. Nagu inimesed vanasti tegid. Nüüd tehakse kõik arvutitega. Aga see nõudis aega ja pühendumist. Siin üleval on meil vanast ajast pärit projektor. Ja siin all on veel üks kellaplaat. Selles kohas on nii palju asju, mida vaadata.
ma ei suuda lõpetada sealt läbikäimist. Vaata seda vankrit, mis siin on kujutatud. Samuti Pariisi Versailles paleest. Ja see siin on täielikult välja kirjutatud. Siin on kirjas, et see on aastast 1919. See postkaart on rohkem kui 100 aastat vana. Rohkem kui 100 aastat vana. Ja meil on siin all ka see lahe õmblusmasin. Ja vaata ka kõiki neid arveid, mis siit ripuvad. Kas see pole mitte hullumeelne? Need on kõik arved, mille härra Michel oma klientidele tegi. Vau. Mulle meeldib leida selliseid ruume, mis on ajaloos säilinud ja mis on nagu ajakapslid. Lähme nüüd siit koridorist edasi ja liigume sügavamale majja. Siit inimesed sisse tulidki. Ja siit nad ka lahkusid. Siin on veelgi rohkem. Need röntgenipildid siin põrandal. Ma ei hakka igaüht neist põhjalikult käsitlema. Kassetid jäeti maha. Veel kassetid. Need on kõik kassetid, mille nad salvestasid. Nad kirjutasid isegi peale, mis seal on. 9. juuni 1983. Ja see on sünnipäevaks, nagu ma välja loen. Ma arvan, et me lähme siit vasakule, paremale kööki, vabandust. Mulle meeldib, kuidas need uksed tol ajal tehti. See mehhanism, see on lihtsalt põnev. Väga suur kohvik, tegelikult väga suur köök, ainult 3 inimesele. Ja tohutu pliidikubu kohe siin minu kõrvad. Ma tegelikult lülitan oma tule välja ja näitan sulle. Kui ma selle tule välja lülitan, näed sa valgust. Seal ülevalt, mis tuleb siia ruumi sisse. Ma loodan, et sa näed seda õigesti. Las ma lülitan need tule uuesti sisse ja näitan sulle, et me oleme väljatõmbekubu sees. Valgus lihtsalt ujutab selle koha üle. Vau! Siin oli neil ahi, keedupott, millega nad tegid oma viimase söögi. Ma arvan, et enne Anneliisi ja Michelli elas siin rohkem inimesi. Vaata seda keedupotti, mis meil siin on. See on vähemalt 100 inimese toitmiseks. Wow. Mis seal peal kirjas on? Blanc. Valukoda. See on mingisuguse valukoja mudeli osa. Doris Despos. Ma suudan lugeda, mitte väga selgelt, aga sa kuumutaksid seda altpoolt ja siis saaksid selles potis oma toidu valmistada. Ja köögis on ka nii palju toitu lihtsalt maha jäetud. See mädaneb. Konservid. Midagi, mida unustatud ja maha jäetud kohtades väga tihti leiab. Kohver, millega mööda maailma reisida ja erinevaid riike näha. See on see, mida ma armastan oma elus teha. Maailmas ringi reisida. Näha erinevaid asju. Kohtuda erinevate inimestega. Ja ka tohutu söögilaud on siia alles jäänud. 2, 4, 5, 6, 7, 8 tooli. 8 tooli selles ruumis. Wow. Ma arvan, et nad kasutasid ainult seda esimest söögituba, mida me nägime. Siin on kujutatud Prantsusmaa Alpide mägesid. Kulinglik lamp üleval. Kas see on Notre Dame? Jah, on küll. Ja see on muidugi enne, kui see maha põles. Ja see tornikiiver, mida me siin üleval näeme, varises täielikult kokku. Pariisi Jumala ema kirik, Pariisi Notre Dame. Meil on siin isegi kalender, mis on pärit aastast 1900. Ma ei tea, ma ei näe enam viimast numbrit.
aga vaata seda kalendrit, kuidas see on tehtud. Mulle lihtsalt meeldib see. Siia on ka veel toitu jäänud. Olgu. See kõik on huvitav. Väga huvitav. Ma pole seda veel vaadanud. See on nagu perekonna diplom või midagi sellist. Kõik alkoholipudelid on siia jäetud. Olgu. Me nägime kööki. See on trepp. Aga kõigepealt on siin veel üks tuba, mille peame üle vaatama. Ma arvan, et see oli abiruum, kus tehti pesu ja valmistati osa toitu. Ja samuti näen ma vannituba. Kõigepealt keskendume sellele poolele. Sest siin on meil veel üks õhupuhasti. Wow. Nad valmistasid selles toas ka süüa, nagu näha. Mõned tööriistad. Sellel pool. Meil on siin ka mõned Anne-Liise mütsid alles. See üks on selgelt näha, et seda pole väga pikka aega avatud. Ämblikuvõrgud on sellel nii selgelt näha. See on lihtsalt hullumeele. Riidepuud ja kõik muu. Las ma näitan sulle ka vannitoas, kuidas see varem välja nägi. See oli nende vannituba. Siin oli tualett ja kraanikauss. Väga lihtne. Ma arvan, et nende dušš oli siin. Vaata seda seadeldist, mille nad tegid, et duši otsik püsti hoida. Wow. Nad ei olnud inimesed, kes lihtsalt ostsid uue. Nad tõesti üritasid seda korda teha. Nad tõesti proovist. Lähme nüüd mööda seda imelist treppi üles viimasele korrusele ja vaatame, mis sinna on maha jäänud. Okei, ma pean natuke ettevaatlik olema, sest ma ei usu, et see siin väga stabiilne on. Kui ma nendes kohtades liigun. Sa pead ka väga ettevaatlik olema, kuhu sa astud, sest kindlasti võib siin olla kohti, mis on olnud maha jäetud 35 aastat. Nendega peab olema väga ettevaatlik. Aga nüüd meie vasakul siseneme Karoliini magamistuppa. Ja see on tegelikult maja kõige kurvem osa. Räägin ühe loo sellest toast. Nii et Anne-Liise, see oli tema voodi, kus ta magas, kus ta üles kasvas ja kus ta vaimselt haigeks jäi. Ja see on see aken, mida me siin näeme. Ja siin linnaelanikud kõndisid alati mööda, sest tänav on otse akna ees. Ja ta oli kogu aeg selles toas selle akna ees, vaatas välja ja loopis inimesi asjadega. Karjus nende peale, nimetas neid pervertideks ja sõimas neid igasuguste halbade sõnadega. Ja need inimesed, kes mööda kõndisid, ei teinud muidugi midagi valesti. Aga just nii Karoliini aju töötas. Ja mingil hetkel õhtul oma 23 eluaastal lamas ta selles voodis, ilmselt uimastite, alkoholi ja muude ainete mõju all. Ta lämbus oma enda ukse sisse. Ma olen 99% kindel, et see lugu on õige, sest linnainimesed on seda kinnitanud. Ja loomulikult on need inimesed seda ise kogenud, kuna see juhtus 35 aastat tagasi, mitte 100 tagasi või midagi sellist. Need inimesed, kes selles linnas elavad, on selle tüdrukuga ja tema tegudega ise kokku puutunud. Ja see on selle maja juures kõige kurvem osa ning ilmselt ka üks kurvemaid lugusid, mida ma kunagi olen rääkinud. Kogu lagi on lihtsalt voodi peal alla kukkunud. Jättes selle purunenuna. Isegi tema pea ripub endiselt voodiserval.
see puudutab mind, see tõesti puudutab mind, see on ikka veel selline, nagu pärast seda kindlat päeva jäi. Tema padjad on ikka vensed. Ja tundub, et selle voodi taga on veel üks voodi. Vau, milline koht, kui kurb. Ma tunnen, mis siin juhtus. Ma ei usu vaimsetesse asjadesse ega midagi sellist, aga ma tunnen kindlasti, et siin on juhtunud halbu asju. Mul on pilt sõdurist. Tema krael on kirjas 1818. Siin on kujutatud koera ja kassi, allpool on meil raadio. Vaatame, kas tema riided on ka maha jäetud. Ei ole. Aga voodipesu on. Vau. Milline tuba. Ma arvan, et see riidekapp seal oli tema riiete jaoks, aga muidugi ma ei hakka sinna minema, sest see on lihtsalt liiga ohtlik. Olgu, pöörame tagasi, jätame selle toa selja taha. Ma panen ukse kinni. Ja ma tahan selle osa sulgeda. Vau. Milline lugu kõik. Kui ma seda kuulsin, olin ma lihtsalt šokis. Lähme edasi kõik, lähme edasi. Mõnikord pead sa rääkima lugusid, mida sa tegelikult ei taha rääkida, aga need peavad välja tulema. Selles toas on isegi veel 2 voodit. Ja meil on siin kõrval ka kamin. Imeline kamin. Samuti väga ilus. See oli kunagi väga ilus tuba, aga nüüd muidugi enam ei ole. Ma arvan, et ma näen neid mööblitükke väga paljudes kohtades. Ja alguses ma arvasin, et see on liist, aga lähemalt vaadates ei ole ma tegelikult kindel, mis see on. Kas kellelgi on aimu, milleks seda seadet kasutati? Sest minul ei ole. Ma lihtsalt ei tea. Redel on siin kõrval. Olgu. Käime läbi selle koha viimased magamistoad. Ma kõnnin siin aeglaselt mööda koridori. Siin on isegi beebivoodi. Vau, mis selle eesmärk oli? Mõnest nende lugude osast pole mul aimugi. Et jah, mõjuvad mulle, mina ei saa neist aru, lihtsalt ei saa. Aga me siseneme magamistuppa. Siin, selles kohas näete suurt voodit, kus Anneliis ja Michelle tavaliselt koos magasid. Voodi on kõigi nende aastate järel ikka veel üles tehtud. Padjad on endiselt peal. Imeline disain, vaskate. Ei, see ei ole kate, see on lihtsalt vaskdisain. Vask või messing, ma ei ole kunagi kindel, mis see täpselt on. Ma ei tea, kuidas seda kindlaks teha või midagi. Kui keegi oskab mulle öelda, siis andke teada, kuidas saab kindlaks teha, kas see on messing või vask. Siin öökapil on religioosne kuju ja selle all on ööpott. Sellel on imeline sinine muster. Siin on meil pilt tuuleveskidest Põllumaal. Vaatame, mis selles toas on. Sellel pool on meil polsterdatud tool koos Anneliisega. Tema nahast maamustriga käekott selle kõrval. See pidi tegelikult üsna vallis ese olema. Mulle meeldib ka see tool. Vau. Ja ma arvan, et see siin on poleerimismasin. Ja see ongi poleerimismasin. Väga vana ese. Ja siis on meil need sisseehitatud kapid. Saad need avada. Ja need paljastavad kostüümi. Ilmselt härra Michelle'i oma. Isegi tema pastakas on siin taskus alles. Õli peal on kirjas, et see võib-olla ongi see õli, mida ta kasutas oma põllutöömasinate jaoks.
Vau. Hämmastav, siin on väga palju usulisi kujutisi. Allpool on uus Omi õmblusmasin. Ja ka riidekapp, millel on sama disain. Ja siis on meil siin taga veel üks viimane tuba, okei, ja ka see oli kunagi magamistuba, nagu näha, väga väike. Sinna on kirjutatud prantsuskeelne märkus aastast 1953. Tore vaadata. Ja siis on meil siin sellel pool veel üks viimane magamistuba, mille mõlemal küljel on sisse ehitatud kapid. Need on samad, mida me teises magamistoas nägime. Okei, siin on ka kostüüm, ilmselt Anne-Liisa oma. Vaata seda magamistuba. Ja siin on ka väga väike voodi, mis siia on jäänud. Vaata seda. Voodi lendal on mõned palvehelmed, nagu näha on see polsterdatud voodi. Imeline ja sellel pool on televiisor. Toa selle poole. Sa ei saa isegi pulti selle peal kasutada, see on nii vana. Armas maja, viimane tuba. Ja nüüd viimane asi, mida ma teen, on see, et ma vaatan lossi sisse ja näitan teile, kuidas see varem välja nägi. Läheme kohe sinna ja näitan teile lossi. Okei, kõik, me oleme nüüd tagasi õues ja seisan lossi ees. Mul on tõesti põnevil, et näha, mis on sees on. Lähme siis sinna ja vaatame, mis siia paika on jäänud. Rune ütles mulle ka just, et siin on veinikelder. Kas see on siin? Kas see on tõesti... Oota, ma toon valguse siia. Okei, sest meil on seal üleval ja sees muidugi valgust vaja. Oi jumal, me läheme nüüd lossi sisse. Nagu näete, seda kasutati tegelikult veini tootmiseks, nii et Anne-Liise ja Michelle võisid samuti veini toota. Kõik need veinipudelid, mis siia on jäänud, on muidugi kõik tühjad. Ja siis selle lossi keskel on meil tohutu veinivaat. Siin üleval on väike kraan, mida sai lahti keerata ja oma veinipudeleid täita. Isegi mõned korgid, mis jäeti maha, et pudelid sulgeda. Kas selles keldris on veel midagi vaadata? Kui see... Okei, mina ei ole kindel, mis see on. Sa ei ole kindel, mis see on, millisest seadmest sa räägid? Vau, siin põrandus on suur auk, pean natuke ettevaatlik olema. Okei, ma arvan, et see on viinamarjade pressimiseks. Ma arvan, et see on viinamarjade pressimiseks. Jumal küll, vaata seda seadet, mis meil siin on. Ma arvan, et see on mehaaniline viinamarja press. Hämmastavad masinad. Okei, lähme nüüd lossi tippu ja vaatame, mis seal üleval on. Isegi vana jalgratas on siia jäetud. Ja veel üks ilmselt Karoliniht. Läheme edasi. Siin treppide juurde, jah. Okei. Läheme üles sinna. Üles lossi tippu, mis praegu lagunev, nagu te kõik näete. Jumal küll.
siit saame ülevaate kõrval asuvast majast ja näeme, kuidas see on aastate jooksul kokku varisenud. Nende 35 aasta jooksul, mil see on olnud maha jäetud. Tahan ka seda üle vaadata. tohutud toad. Tõenäoliselt on siin kohas ka varem inimesi elanud, aga väga-väga ammu, enne Anne-Liisi ja Michelle'i aega. Ja siin on meil veel üks suur tuba. Vau. Okei, lähme nüüd päris tippu. Kas see on võimalik? Sa pole seda proovinud. See on trepp. Okei, trepp ei ole relv, sa ei ütleks seda. Kas sul on kõik korras? Ma arvan, et see on kõrgeim punkt, kuhu me saame minna. Ja siit avaneb ka ilus vaade linnale. Võib-olla näite ringi. Vau. Siit uksest näed kogu linna ja saad sellest kohast hea ülevaate. Nii et kõik, ma arvan, et siin ma lõpetan video. Loodus võtab selle koha üle, puud kasvavad siin sees. Vau. Ma tahan tänada kõiki, kes selle nädala videot vaatasid. See oli hämmastav koht, mida avastada, hullumeelne lugu ja lihtsalt põnev vaadata. Kui sulle video meeldis, siis palun pane like ja telli kanal. Kui oled kanalil uus, ära jäta ühtegi avastust vahele. Ja ka kirjelduses on link Patreonile. Seal saate meid toetada ja aidata meil neid seiklusi üle maailma ette võtta. Ma tahan teid kõiki tänada ja kohtume juba järgmisel nädalal uues eepilises seikluses. Tšau, ma armastan teid väga.